Siis läheme Joosua raamatu juurde. Oleme peatükkides 4 ja 5. 4 ja 5, sest mulle tundus, et nad lihtsalt käivad koos. Lihtsalt käivad koos ja vaatame mõlemat peatüki, et me peame midagi mäletama. Rahvade mälus on igasugused lood, mis on salvestatud. Ja ma mõtlen nagu väga vanad lood, mis alles võib-olla 100 või 1,5 sajandit tagasi alles pandi kirja, aga need olid väga vanad lood, nagu eestlastel on oma Kalevipoja epos. Ja ma saan aru, et soomlastel on ka oma epos ja sarnase nimega natuke Kalevala on see epos, mis neil on. Ja kui räägime juba nagu rahva nagu mälestamisest, siis Lennart Meri kirjutas ühe raamatu, kus ta väidab, et võimalik, et Soome eposes, kus nad räägivad, kust tuli tule algus. Ta ütleb, et võib-olla tegelikult see kirjeldab seda, kui meteoriit maandus seal ja tekitas seda Kaali kraatorit Saaremaal. Et võib-olla sellest nad hoopis räägivad selles eposes. Huvitav mõelda. Aga siis hoopis teisel pool maailma Maori rahvas, kes on see Uue-Meremaa põlisrahvas, nemad kirjeldavad suurt inimsöövat kotkast. Aga mis see võib olla? Kas see on midagi nagu tõsist? Mõned ütlevad, et see võib olla üks suur väljasurnud kotkaliik, kes kunagi elas seal. Rahvad tahavad neid nagu tähtsaid sündmusi ja asju, mis juhtus nagu sajandeid enne, nad tahavad seda mälestada kuidagi. Ja tihtipeale oli nii, et nad salvestasid neid nagu lugudesse. Et need kõige vanemad inimesed teadsid kõiki neid lugusid ja jutustasid edasi. Ja kui keegi oli juba nagu 100 korda seda kuulnud, siis ta oskab ise seda jutustada järgmisele põlvkonnale. Ja edasi see läks. Mäletad, kui oled kunagi näinud seda Narnia kroonika filmi, et nagu Prince Caspian, kus see kentaur ütleb Mägerile, et jah, sinu koht on mäletada, mis on enne juhtunud. Sest see Mäger just jutustas, et nende ajalugu, et see oli juhtunud ja see oli juhtunud, see oli see sündmus. Ta ütles, jah, see on sinu koht, Mäger, et mäletada neid asju. Täna meie mäletame midagi Issanda kohta ja israelased, nemad tahtsid mälestada neid tähtsaid sündmusi, mis oli juhtunud. Kõigepealt, kui nad olid just üle Jordani läinud, nad tahtsid mäletada Issanda lepingut. Tuletasid meelde Issanda lepingut nendega. Praegu hüppame natuke ette, oleme praegu 5. peatükis. Salmid 1-9. Ja kui kõik emorlaste kuningad, kes olid teisel pool Jordanit, mere pool, ja kõik kananlaste kuningad, kes olid mere ääres, kuulsid, et Issand oli kuivatanud Iisraeli laste eest Jordani vee. Kuni nad olid läbi läinud, siis läks nende süda araks ja neil polnud enam julgust Iisraeli laste ees. Jumal oli seda nagu lubanud neile, et ma hirmutan neid, enne kui te tulete
2. salm. Sel ajal ütles Issand Joosuale, tee enesele kivinoad ja lõika Iisraeli lapsed taas ümber teist korda. Ja Joosua tegi enesele kivinoad ning lõikas Iisraeli lapsed ümber Araloti künkal. Ja see on põhjus, miks Joosua ümber lõikas kogu Egiptusest lahkunud meessoost rahvas, kõik sõjamehed olid surnud kõrbe teekonnal pärast lahkumist Egiptusest. Sest kogu see rahvas, kes oli lahkunud, oli olnud ümber lõigatud. Aga kogu see rahvas, kes oli sündinud kõrbe teekonnal pärast lahkumist Egiptusest, ei olnud ümber lõikanud. No ta seletab, et miks nad pidid seda tegema. See on vaid teist korda. Oli vaja teist korda kõik meessoost nagu inimesed seal Iisraelis need ümber lõigata. Kuidas ainult teist korda? No esimene kord oli siis, kui nad läksid Egiptusest välja ja siis nad olid seal Siinai mäe juures. Aga see kõrbes rändamine põlvkond, nemad olid sellised uskmatud. Nemad olid sellised, ütlesid, et no me ei saa seda Kanani maad endale, me ei saa. Nemad on need, kes ütlesid, ei tea, mis on Moosesega juhtunud, et teeme mingisugune ebajumala kuju või jumala kuju vähemalt ja läheme tagasi Egiptusesse. Ja veel üks näide, et nemad olid sellised uskmatud, ei olnud pidanud seda lepingut, mida Jumal tegi Abrahamiga. Ei olnud seda teinud. Nüüd loeme siis edasi salm 6, sest Iisraeli lapsed olid käinud 40 aastat kõrbes, kuni oli lõppenud kogu see rahvas, kõik sõjamehed, kes Egiptusest olid lahkunud, kes ei kuulanud Issanda häält, mispärast ka Issand neile oli vandunud, et ta ei lase neid näha maad, mille Issand vandega nende vanemaile oli tõotanud, anda neile maa, mis piima ja vett voolab. Aga nende lapsed, keda ta oli lasknud tõusta nende asemele, lõikas Joosua ümber, sest need olid ümber lõikamata, sellepärast, et teekonnal ei olnud neid ümber lõigatud. No mitu korda ta mainib, et see oli tegemata jäetud. Ja kui kogu rahvas oli ümber lõigatud, siis püsisid nad oma leeris paigal, kuni nad terveks said. Ma arvan, et sellised suured sõjamehed ajaloos, Aleksander Suur või Napoleon, nemad ei oleks sellist asja teinud. Nad just läksid üle Jordani jõgi. Nüüd nad on vaenlaste maal, vaenlased on kõik ümber. Nemad peavad kohe nagu sõtta minema, lahingule. Aga mida nad teevad? Nad teevad nii, et kogu sõjavägi ei oska midagi teha mitu päeva. Kõik mehed on seal voodis terveks saamas peale seda ümberlõikamist. Nemad ei saa mitte midagi teha. Nad on täitsa abitud seal oma vaenlaste maal. Mitte keegi ei oleks seda teinud. Aga Jumal ütles Joosuale, tee praegu ära. Praegu ma tahan, et sa teed seda ja praegu. Ja ta kohe tegi. Võttis kivinoad ja siis korraldas selle ja nad tegid kohe ära. Sest endine põlvkond ei olnud Jumalale ustavad või truud. Ja siis 9. salmi Issand ütles Joosuale, täna ma olen teie pead ära veretanud Egiptlasse teotuse ja seda paika hüütakse tänapäevani Gilgaliks. Ja väga õige nimi. Gilgal tähendabki hebra keeles, et ära veretatud. Sest Issand oli ära veeretanud Egiptlaste teotuse. Ja ma mõtlesin, et mida see võiks tähendada. Ja siis ma vaatasin ja lugesin teistud, kes on selle peale mõelnud enne mind. Ja mida me teame? No me teame, mis see teotus oli.
teotus oli. Egiptus oli neid Iisraelisi igat moodi häbistanud. Nad olid neid orjastanud ja siis nad tegid seda orjatööd peaaegu võimatuks. Ütles, et te ise peate muretsema endale seda õlgi telliskivide tegemiseks. Ja siis nad tapsid nende poisslapsi, viskasid mõned jõkke, nad häbistasid neid igat pidi. Ja ilmselt oli Egiptuse maal isegi see asi, et ümberlõikamine oli täitsa olemas, aga see oli privileeg. See oli märk, et sina oled nagu kas preester või et sina oled selline nagu kõrgklass, selline Egiptuse kodanik. Aga siis sel juhul nad võib-olla isegi keelasid, et israelased ei tohi seda teha. See on ainult meie preestritele ja tähtsamatele inimestele Egiptuses. Jumal ütles, et täna aga ma olen teie pealt ära veretanud Egiptuse teotuse. Nüüd on kõik ära veretatud. Nüüd ei ole orjad enam. Olete vabad mehed ja kohe saate oma maa endale. Ja nüüd olete kõik ümber lõigatud, nagu te peaksite olema Abrahami lepingu järgi. See oli nende kohustus ja Jumala kohustus oli see, et ta annab neile selle maa. Igaüks pidi oma kohustust täitma. Nad mäletasid Jumala lepingut. No, kui räägime juba kohustustest, siis ma olen aastaid maksnud majakindlustusfirmale. Iga kuu, iga aasta, no ma maksan neile midagi. Ma ei ole kunagi midagi palunud nendelt. Aga see aasta on olnud huvitav aasta. Et ja kogu aed või osa aed kukkus ümber ja siis hiljuti läks üks akent katki. Ja siis ma pidin neile kirjutama, et nüüd on teie kord midagi välja maksma. ja siis nemad pidid tagasi mulle midagi maksma. See on see leping, see on see kokkuleppe. Et mina kogu aeg natuke tilgun neile midagi ja siis kui on mingi õnnetus, siis nemad aitavad. Samamoodi Iisraelil oli oma kohustus, see ümberlõikamine, aga see oli tegemata jäetud, nüüd nad teevad. Nad mäletavad seda lepingut ja teevad ära. Tähendab, et me peame mäletama oma kohustusi Jumalale. No näiteks, iga usklik peab ristitud saama. See on Jeesuse käsk. Iga usklik võtab issanda söömaajas osa. Nii tihti, kui see on koguduses. Iga usklik peab püha elu elama. Iga usklik peab Jumalale midagi andma. Iga usklik peab koguduses käima. Iga usklik peab andma tänu issandale. Peab oma issandat armastama, Jeesus ütles. Ja ta ütles samas lausus, et peab oma ligimest armastama. Meil on sellised kohustused kristlastena. Jumal on meie Jumal, aga meie oleme tema rahvas ja meie teeme seda, mida meie peame tegema. Ja issand täidab ära oma lubadusi meile. Mäletame siis issanda lepingut meiega ja siis me mäletame issanda päästmist. Iisraelased mälestasid Jordani läbiminekud. See on kogu 4. peatüki teema. Kuidas nad mälestasid seda? Vaatame, me ei hakka kogu peatüki lugema, aga vaatame 9. salmi 4. peatükis. Ja 12 kivi püstitas Joosua keset Jordanit, sinna kohta, kus seaduse laegast kandvate preestrite jalad olid seisnud ja need on seal tänapäevani.
tegelikult on 2 kivisammast selles peatükis. Üks me just lugesime, üks oli seal keset Jordanit. Seal, kus preestrid jäid seisma seadusel aega. Nad hoidsid seda ja pandi üks kivi igale suguharule. Pandi kokku hunnikuna. Et siis, kui need veed läksid tagasi, siis oli, ma arvan, et oli näha. Kui ei oleks näha, siis miks nad tegid. Ma arvan, et oli näha seal keset Jordanit. Et mälestada, et vaata, seal seisid need preestrid. Kas te mäletate seda päeva? Kui võimas Jumal on. Aga siis me loeme salmis 20. Ja need 12 kivi, mis nad olid võtnud Jordanist, pani Joosua püsti Gilgalis. Ilmselt see on 12 kivi. 12 kivi keset Jordani ja siis 12 kivi nad panid sinna Gilgali, sinna leeri, kus nad olid. Sama põhjuse pärast, et mälestada, mida Jumal oli teinud. Ja nüüd ma loen salmid 20-23, miks nad seda tegid. Ja ta rääkis Iisraeli lastega ning ütles, kui teie lapsed tulevikus küsivad oma vanemailt, öeldes, mis kivid need on, siis tehke oma lastele teatavaks, öeldes, Iisraeli läks kuiva mööda läbi Jordani, sest issand teie Jumal kuivatas teie eest Jordani vee, kuni te olite läbi läinud, nõnda nagu issand teie Jumal talitas kõrka merega, mille te kuivetas meie eest, kuni olime läbi läinud. Miks ta tegi seda? Tulevastele põlvkondadele. Et võib-olla nende lapsed, kes ei olnud veel sündinud, kunagi küsivad vanemate käest, et mis need kivid on? Issi, mis need kivid on? No, lapsed alati küsivad. Johannes oli meiega mõned päevad ja siis ta tuletas mulle meelde, et lapsed, väikesed, mida väiksem nad on, seda rohkem küsimusi nad küsivad. Kui sa lähed teise tuppa, ta ütles, onu Roop, kus sa lähed? Ja siis ma tunnen tagasi, onu Roop, kus sa käisid? Ja siis ma teen midagi. Onu Roop, mida sa teed? Ja siis ma võtan midagi külmkapis. Onu Roop, mis sul on? Mida sa sööd? No ma tahan nagu salaselt midagi võtta, et ta ei näeks, aga ta alati märkab. Onu Roop, mida sa sööd? Tal on nii palju küsimusi. Ja muidugi väiksed lapsed, et issi, mis need kivid on? Miks nad on siin? Mis on kivid seal keset jõgi? Siis oli võimalus neile seletada. Sellepärast, et meie Jumal on võimas ja tegi suurt imet. Me mäletame issanda päästmist. Ja salm 24 ja et kõik maailma rahvad tunneksid issanda kätt, kui vägev see on, et te igal ajal kardaksite issandat oma Jumalat. See oli ka tunnistus kõikidele maailma rahvadele, kui võimas ja vägev on Iisraeli Jumal. Sellepärast me mäletame eriti, me mäletame neid asju ka, mis Vanas Testamendis on juhtunud. Me on see sama Jumal, kellesse me usume, aga me mäletame eriti Jeesuse lunastust ja päästmist. See rist minu kõrval, see ütleb juba nii palju. Võib-olla laps küsib, et issi, emme, mis see rist on, miks see seina peal on, mida see tähendab, siis sul on hea võimalus talle seletada. Ja et Jeesus suri meie eest, kui me olime patused ja
ja rahuldas Jumala viha meie vastu, sest me oleme patused inimesed, aga me teame, et kui me usume Jeesusesse, palume, et tema saaks meie päästjaks, siis on tema meie pattude eest surnud ja meie saame õigeks Jumala ees. Nii palju saab seletada. Kogu lugu Jeesusest ja apostlitest on meil piiblis olemas ka. Aga mida veel nad mälestasid? Nad mälestasid esimest paasapüha. Psalmid, nüüd oleme jälle 5. peatükis, psalmid 10-12. Ja kui Iisraeli lapsed olid leeris Gilgalis, siis selle kuu 14. päeva õhtul pidasid nad paasapüha Jeriku lagendikel. Ja paasapühale järgneval päeval sõid nad selle maa viljast hapnemata leiba ja kõrvetatud viljapäid. Sel samal päeval, paasapühale järgneval päeval, kui nad sõid maa viljast, lõppes manna ja Iisraeli lastel ei olnud enam mannat, vaid nad sõid juba Kanani maa selle aastasest saagist. No, kas te teadsite? Mina ei teadnud näiteks. Ma ei olnud tähele pannud. Kas te teadsite, et see on võimalik, et see on vaid 3. kord ajaloos, kus Iisrael pidas paasapüha? No seda ma ei teadnud. Ma arvasin, et nad vist tegid seda, kui nad rändasid seal kõrbes. Aga nad tegid, me teame, et nad tegid seda esimest korda muidugi Egiptuses. Ja siis me näeme, et nad tegid teist korda, see 4. Moosese raamatus, 9. peatükis, kui nad olid seal Siinai mäe juures veel, enne kui nad lahkusid sealt. Aga on nagu põhjus arvata, et võib-olla muidu nad üldse ei pidanud seda. Sest mäletate, et see kõrbes rändav põlvkond, päris uskmatud, päris truuduseta põlvkond issandale. Ei lõikanud ümber nende poistlapsi, ei julgenud nagu Kanani maad valutada ja võib-olla ei pidanud paasapüha ka. Jälle see näitab, kui paha oli see põlvkond, kes rändas seal 40 aastat kõrbes karistuseks. Ja siis kohe lõppes manna. Te nägite psalmides 11-12. No alati huvitav näha, et Jumal ei tee imet, kui imet ei ole vaja. Et ei olnud enam vaja seda mannat, sest nüüd nad on see maal, kus mett ja piim voolab. Milleks on see mannat vaja? Siis Jumal ei teinud enam seda imet. Jumal ei taha meid ära helitada, mis sellepärast. Tee Iisraeli rahvas nii laisaks, et miks vaeva näha? Vaata, manna siis lihtsalt ilmub seal muru peal. Aga ei, see lõppes. Aga paasapüha mõte oligi see, et issanda suurt päästmist Egiptusest mälestada. Hästi oluline on see, et meelde tuletada, kui võimas on see Jumal, kes võitleb nende eest Kanani maal. Nad kohe lähevad sõtta. Hea on nagu meelde tuletada, et jah, issand on meiega. See sama issand, kes tegi teed, keset kõrk ja mere ja kes nagu alistas seda Vaarot ja kogu Egiptust, vabastas meid sel õhtul, kui pidasime paasapüha esimest korda. Ja meie mäletame, täna on meil siis issanda õhtu söömaaeg. Kui me sööme seda leiba, joome seda mahtlat, siis me mälestame Jeesuse surma. Tuletame jälle meelde, mida seda suurt asja, mida Jumal on meie eest teinud. Ei tohi kunagi unustada. Nad mälestasid
issanda päästmist, issanda lepingut nad mäletasid ja siis nad mäletasid issandat ennast. Joosua kohtab seda issanda sõjaväevürsti. Kuidas see käib? Vaatame siis jälle 5. peatükis, Salm 13. Ja kui Joosua oli Jeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas ja ei näe. Tema ees seisis üks mees paljastatud mõõk käes ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt, kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt? Ja tema vastas, ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui issanda sõjaväevürst. Siis Joosua heiti silmeli maha ja kummardas ning küsis temalt, mida mu issand räägib oma sulasele. Ja issanda sõjaväevürst ütles Joosuale, võtta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha. Ja Joosua tegi nõnda. No, siin on kirjas, et Joosua käis Jeriko juures vaatamas. No kindlasti ta seisis mingi mäekünka peal ja vaatas kaugelt seda Jerikot. Võib-olla tema kindralid ja suguharu nagu peamehed olid temaga koos ja nad vaatasid, arutlesid, et no kuidas me teeme. Päris suured müürid ja laiad ja paksud ja kuidas me valutame seda. Meil ei ole nagu kiviheitjaid, meil ei ole redeleid, meil ei ole kogemust, nagu linna piiramise kogemust. Kuidas on võimalik? Nad mõtlesid ja siis, kui Joosua vaatas, siis ta märkas, et see on üks mees on seal ja tal on paljastatud mõõk käes. Kas ta tuleb meile kallale? Aga Joosua, julge Jumala mees, läks kohe tema juurde, võib-olla võttis oma mõõk väljas ja ütles, kelle poolt sa oled? Kas oled vaenlane või kas oled meie poolt? Aga siis tuli selline vastus, mis oli ootamatu, et ei kumbki. Minu olen sinu ülemus. Minu olen issanda sõjaväevürst. Joosua sai aru, kellega oli tegemist ja ta heiti silmeli maha. Ja issanda sõjaväevürst kinnitas seda ja öeldes, et võtta jalatsid jalast. Ehk see sama Jumal, kellega Mooses kohtus seal Siinai mäel põleva põõsa juures. Võtta jalatsid jalast. Ja siis issanda sõjaväevürst hakkas talle seletama täpselt, kuidas valutada seda linna ja kuidas see käib. Aga see on juba järgmine Joosua raamatu jutlus. Need israelased tundsid oma Jumalat, oma isandat. Nad olid sel hetkel vähemalt, nad olid emast nagu üsna kindlad. Nad usaldasid seda Jumalat. Kunagi Andrew küsis minu käest midagi, et ta hakkas nagu seletama, kus ta oli käinud, mis ta oli täna teinud ja ma lihtsalt vaatasin teda, siis ta küsis, aga issi, kas sa arvad, et ma valetan sulle? Siis ma vastasin, et ei, ma ei arva, et sa valetad, sest ma tean sind, Andrew, et sa ei valeta mulle. Et võib-olla sa teed nagu muid asju, aga sa ei valeta mulle. Seda ma tean. Kunagi Ryland küsis minu käest või ma palusin, et Ryland, palun tee selle ära. Siis ta küsis minu käest, aga isa, kas sa alati küsid minu käest, sellepärast, et sa tead, et kui sa küsid minu käest, siis ma kindlasti teen, aga võib-olla teised ei tee. Siis ma pidin natuke ausalt vastata, et mõnes mõttes on sul õigus, et ma tean, kui ma küsin sinu käest, siis ta kindlasti teed ära. Võib-olla
ma kindlasti tean, et sulle ei meeldi, aga sa teed ära. No kui sa tunned kedagi, siis sa tead, kas see inimene räägib tõtt, kas tema peale saab loota. Ja kui sa tunned Issandat väga hästi, sa oled piiblit lugenud ja temaga koos aega veetnud, siis sa tunned temaga väga hästi, siis sa saad teda usaldada rohkem. Et ma tean, et minu Jumal ei vea alt. Ma tean, et minu Jumal mind maha ei jätta. No ma juba tean, et ta armastab mind. Ma juba tean, et ta ei lase mitte midagi juhtuda minu elus, mida ma ei suuda nagu läbi minna koos temaga. Ma tean seda, ma usaldan teda. No kuna nad said paremini tuttavaks oma Issandaga, eriti Joosua, siis nad üsna kindlad läksid, valutasid seda Kaanani maad. Me mõtleme siis Issanda isiku peale. Muidugi oleme tänulikud selle eest, mida Jeesus tegi meie eest. Aga me oleme ka tänulikud selle eest, kes Jeesus lihtsalt on. Et kes Jeesus on? Risti Johannes ütles, et ta on Jumala tall. Jeesus ise ütles, et mina olen tee, ma olen tõde, ma olen elu. Ta ütles enda kohta Johannese evangeeliumis, ma olen hea karjane. Ma olen uks, eluleib, tõeline viinapuu. Ja me teame, et ta on teinud meile nii suuri asju, aga me oleme ka tänulikud, et lihtsalt selle eest, et kes Jeesus on, et ta on nii õige. Me teame, et ta on lepitusohver Pauluse järgi kirjas roomlastele. Esimeses kirjas Timoteusele, et ta on vahemees Jumala inimeste vahel. Ta on õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate kuningas ja Issandate Issand. Kirjas hebraelastel on ta ülempreester. Me teame, et ta on seal ja tegutseb ja palvetab meie eest. Ilmutuse raamatus Jeesus ütleb, et mina olen A ja O. Ehk nagu ma olen kõik. Ma olen see, kes on ja kes oli ja kes tuleb kõige väeline. Ja siis lõpupoole samas raamatus, kui ta tuleb tagasi pilvedes, et tema on see, kes on ustav ja tõeline. Ja siis veel on ta üks nimi, mida me veel ei tea. Aga ilmutuse raamatut 19.12 ta on nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Mida see tähendab? Tähendab, et me ei tea kõik tema kohta veel. On veel, mida teada saada. Et ta on veel imelisem, veel suurem, kui me teame. Lihtsalt loeme piiblit kaanest kaaneni. Piibli lõpus ütleb, et aga on veel Jeesuse kohta, mida võiks teada saada. No kunagi taevas, Jumala riigis saame teada. See on lõputu. Me oleme tänulikud selle eest, kes Jeesus on lihtsalt. Et ta on kõik neid asju. Täna me mäletame. Me mäletame ja need iisraelased aitavad meil mäletada, kui suur Jumal on. Ta on teinud meiega lepingut. Kas meie täidame oma kohustusi? Ta on teinud suuri asju, kas me mäletame seda? Ja siis veel mäletame, kes on meie Jumal ja kes on meie Jeesus lihtsalt. Oleme tänulikud selle eest, kes ta on.